Tere, minu nimi on Kersti. Olen maagilise reiki meister ja praktik. Teen energiatööd, seansse, konsultatsioone. Eelmises videos ma jagasin sinuga sellist sammu, et ütle endale iga päev, täna on minu elu parim päev. Olenevalt sellest, millal sa seda videot nägid ja kui palju sa oled saanud seda praktiseerida, sest ma tõesti loodan, et sa praktiseerid seda, siis selle mõju igale inimesele on väga individuaalne ja samas see toimib. Kellel kiiremini, kellel natukene aeglasemalt, kuid mingist hetkest see hakkab sinu jaoks tööle. Mida rohkem sa hakkad märkama ja nii-öelda seadistad ennast märkama, seda kiiremini tulevad positiivsed energiat sinu ellu. Seekord ma soovin sulle jagada uut sammu, mida sa võiksid hakata tegema. Ehk kui sa tunned, et sa oled ikkagi veel oma elu mingites etappides segaduses või sa ei tea, mis otsuseid teha, langetada, siis mind on aidanud väga palju selline asi, et ma palungi teatud olukorra või situatsiooni osas lahendust. Ehk ma palun mulle lahenduse energiat. See tundub võib-olla väga lihtne või tobe või mis iganes mõtted sul sellise asjaga tulevad, kuid see toimib. Täpselt samamoodi see on energia. Sa palud lahendust ja universum hakkab seda energiat toimetama. Vahel need lahendused võivad olla meie jaoks muidugi mitte päris need, mida me ootame. Ja ma arvan, et see on ühe teise video teema, mille nimeks on kontroll, sest me väga palju üritame kontrollida neid olukordi, suhteid ja situatsioone, aga tegelikult me peaksime samamoodi ka sellest loobuma, vabastama ja laskma elul kanda ennast, sest need energiat töötavad alati meie kasuks. Mida rohkem me liigume iseendasse, tasakaalu ja elame oma südame järgi, seda rohkem see energia meie elus meid kannab. Seega proovi, kui sul on olukord, suhe, situatsioon, kus sa soovid lahendust, siis taotlegi seda lahendust. Taotle, palun mulle lahenduse energiat seoses näiteks mingi suhtega. Palun mulle näidata, mis see olukord tuli mulle õpetama, kuidas ma saaksin seda lahendada või mis see inimene peab mulle õpetama, mis see olukord peab mulle õpetama. Sest igas sellises meie jaoks nii-öelda väljakutses on tegelikult taga alati õpetus meile. See on meie jaoks kogemus. Jah, mingid kogemused võivad näida negatiivsed, see on jälle nii-öelda vaatenurkade küsimus. Kas sa vaatad seda kogemust, et minuga alati juhtub või et mida see kogemus õpetab mulle? Sest kui me pöörame selle ringi ja nii-öelda hakkame kogema ja vaatlema neid situatsioone positiivsest nurgast ja sellena, et me kogeme ja võtame selle õpetuse endaga kaasa, siis need energiat muutuvad ja meie elu sellega koos muutub. Samamoodi kui me nii-öelda oma energiaid muudame, ehk siis muudame iseennast, hakkavad inimesed meie ümber samamoodi kas muutuma või tunnetama seda muutust meis. Ja need on väga huvitavad situatsioonid, kus teine inimene tunneb, et sa oled muutumas. Kas see meeldib talle või mitte, see on muidugi alati eri küsimus ja seda sa saad näha. Kuid usu mind, kui
mida rohkem sina liigud oma südamesse ja elad oma tõe järgi, seda rohkem oled sa iseendaga rahus ja tasakaalus ja ühel hetkel sind nii-öelda, ma ei ütleks, et ei huvita, aga see ei oma nii suurt tähtsust, mida teine inimene sinust arvab, sest sina elad iseenda järgi. Ja tegelikult meie lähedased inimesed, kes tahavad meile tõesti head, on õnnelikud, kui sina oled õnnelik. Seega ma soovin sulle kõike head ja kohtumiseni järgmises videos. Katseta ja anna tagasisidet, mida sa koged, kui sa teed neid praktikaid, mida ma sulle siin jagan. Ma olen väga huvitatud nende kuulamisest, sest siiamaani nendele inimestele, kellele ma olen seda jaganud, kasutavad seda ja see toimib. Ja see toimib ka sinul, usu mind. Õnnistused. Namaste.